kriitika selliste organisatsioonide nagu J Street suhtes on see, et sisuliselt annate te katet. Te annate katet Iisraeli vaenlastele, et nad saaksid öelda, okei, see grupp väidab end olevat Iisraeli ja rahu poolt. Nad kritiseerivad alati Iisraeli. Nad visavad sinna sellist nüanssi. Me toetame neid, aga nad peavad muutma X-i, Y-d ja Z-d. Seega ei saada meid pidada Iisraeli vastasteks või antisemiitideks, kui me nendega sisuliselt kaasa läheme. Kuidas te vahet teete? Mida teie kui huvikaitseorganisatsioon ja teised sarnased grupid teete? Need, kes võtavad poliitilisel spektril sama koha sisse. Vastupidiselt neile, kes justkui ilmselgelt teie külge klammerduvad poliitilise katte saamiseks. Ja vaata, see on tõesti suur väljakutse meie jaoks ja seda ei olnud 10 aastat tagasi olemas. Ausalt öeldes ma mõtlen 10 aastat tagasi. J Street vaidles lihtsalt AIPAC-iga ja AIPAC-i seisukoht, et igasugune kaheparteiline toetus kõigele, mida Iisraeli valitsus tahtis, oli USA kongressis valdav seisukoht. Aga nüüd leiame end sageli vaidlemas ka nendega, kes on meist vasakul. Olen palju aega veetnud erinevate organisatsioonidega vaieldes ja edasi tegutsedes. Käin televisioonis ja meedias koos inimestega, kes on meist vasakul ja selgitan, et ei, tead mis. Ja suurim erinevus selles, mille eest nemad tahavad seista ja mille eest meie seisame, on see, et mõned neist ütlevad põhimõtteliselt unustage ära. Läheme lihtsalt Iisraelist täielikult eemale, kehtestame Iisraelile sanktsioonid, isoleerime Iisraeli, karistame Iisraeli, lõpetame USA ja Iisraeli suhte. Selliste asjade eest nad seisavadki. Mina arvan, et on olemas, ma ei usu, et see iseenesest oleks antisemiitlik asi. Ma arvan, et osa sellest on motiveeritud antisemitismist, see on üks osa sellest. On inimesi, kes on antisemiidid ja kuuluvad sellesse liikumisse. On inimesi, kes lihtsalt usuvad seda ja on, nagu sa ütleksid, antisionistid, aga nad on. Ja me võime sellest ja nende erinevusest rääkida, aga nende kahe vahel on kindlasti seos. Tead, see ei ole meie seisukoht ja meie pigem esitame argumente selle poolt, et tead, me tahame USA ja Iisraeli julgeolekualast koostööd, me oleme kogu selle aja järjepidevalt lobistanud näiteks raudkupli, ballistilise raketikaitse ja raketikaitse eest. Tead, me oleme seda teinud. Aastaid on J Street seisnud selle julgeolekualase koostöö jätkumise eest. Alles viimastel aastatel, põhimõtteliselt viimase paari aasta jooksul, oleme hakanud esitama argumente. Kuule, need relvad tuleb müüa vastavalt USA seadustele ja kui esineb rikkumisi, peame sellest rääkima. Ja samuti oleme hakanud rääkima nii, nagu räägivad kõik, alates Benjamin Netanyahust kuni Ramami ja Juliini ning Lindsey Grahamini. Et Iisrael ei vaja enam mõningate nende asjadega seotud rahalist toetust, mis on kaua kestnud. Nii et selles osas on toimunud areng, aga ma arvan, et me püüame oma seisukohti selgelt väljendada, samuti püüame tõmmata mõned punased jooned nende inimeste suhtes, kellega me ei nõustu. Ja ma arvan siiski, et tegelikkus on see, et kui vaadata näiteks eelmisel nädalal toimunud hääletust esindajate kojas, siis valdav enamus inimesi, kes hääletasid selle avi kärpimise või nullimise poolt, demokraadid, kes seda tegid, ütlesid, et nad tegid seda, sest olid Netanyahu valitsuse peale nii pettunud. Nad ei oodanud, et sellest kunagi seadus saab, aga nad tahtsid saata sõnumi. Ja ma usun, et neist 100 on tõenäoliselt 80 või 85, kes on meiega ühel meelel, ja ilmselt 10 või 15, kes on veelgi kaugemal. Ja nemad on lihtsalt seisukohal, et abi tuleks täielikult lõpetada. Aga see ei ole tegelikult meie seisukoht, ja need ei ole seisukohad, mida me esindame esindajate kojas. Meie eesmärk on luua demokraatlikus parteis suur keskne leer, sest minu arvates on see konstruktiivne lähenemine, mis lõpuks lõpetab Iisraeli ja Palestiina konflikti ning tagab, et iisraelased ja palestiinlased on turvalised, kaitstud ja vabad. Teate tunnistada seda selle asemel, et lihtsalt kõik maha põletada ja suhtest lahkuda. See ei ole meie seisukoht. Te olete nii palju aastaid püüdnud parteid enda poole tõmmata, aga nüüd liigute hoopis vastassuunas ja üritate osa sellest tagasi tõmmata. Kas te tunnete, et läksite natuke liiga kaugele või arenes partei lihtsalt kiiremini, kui teie organisatsioon suutis kohaneda? Tegelikult tunnen, et oleme mõningatest muutustest hoolimata kogu aeg olnud enam-vähem samal seisukohal. Olen olnud J Streetis vaid umbes 1,5 aastat. Aga tead, me oleme peaaegu kogu selle aja olnud sisuliselt samal seisukohal. Ameerika poliitika on tõesti dramaatiliselt muutunud. Ma tegelikult ei arva, et me oleksime üle pingutanud. Ma arvan tegelikult, et valdav enamus demokraatlikust parteist jagab meie seisukohta. See on vaid väike hulk väga valjuhäälseid inimesi, kes on võib-olla meist vasakule liikunud. Ja enamik neid hääli koostab peamiselt kongressi valimisringkondadest, mis on väga tugevalt demokraatide poole kaldu, tead. Ja nii see ongi.
Vaata, see on üks põhjuseid, miks ma pärast kampaaniat J Streeti tööle tulin, eks. Kampaania ajal oli minu töö kaasata juudi valijaid ja ma olin üleriigilise juudi valijate kaasamise direktor. Ja mida ma kampaania ajal kuulsin kõige valjemini 2 kohast. Ühed olid need, kes toetasid Bibi Netanyahut ükskõik mis tingimustel. Ja nagu, me toetame seda valitsust ükskõik mis juhtuks. Ja teisel pool olid inimesed, kes juba 8. oktoobril 2023 karjusid, et tegu on genotsiidiga ja protestisid ning ütlesid, et see on kõik Iisraeli süü. Valdav enamus inimestest, kellega ma rääkisin, ei kuulunud nendesse 2 gruppi. Nad on palju vaiksemad. Aga nad on pigem sellisel seisukohal, kus nii iisraelastel kui ka palestiinlastel peaks olema vabadus, turvalisus ja võimalused. Ja J Street tõstab neid hääli esile. Ja lõpuks, võib-olla need hääled on vaiksemad, kuid nad moodustavad siiski enamuse valijatest. Ja sa näed seda ikka ja jälle. Ja sa näed seda ka küsitlustes. Me peame nägema, kuhu see kõik aasta pärast välja jõuab, kui Demokraatlik partei alustab oma eelvalimisi ja arutelusid. Aga ma ei usu, et Demokraatlik partei jõuab lõpuks kumbagi neist 2 äärmusest. Ma arvan, et nad jõuavad lõpuks sellisesse keskpositsiooni, kus nad suudavad endiselt Iisraeli toetada, distantseeruda Netanyahu valitsusest ja on valmis ütlema, me tahame, et Iisrael oleks meie partner, aga me ei taha anda Iisraelile ka piiramatut toetust. Ja kui me ei nõustu millegagi, siis me ei toeta seda.